Iraani armee ülemjuhataja teatas just rahalisest preemiast Ameerika sõjaväelaste tapmise või kinnipüüdmiseks ning ta kahekordistas tasu, kui selle teeb naine. Tere tulemast tagasi saatesse Axis of Truth. Mina olen Emily Schroeder. Ja pühapäeval teatas kindralmajor Amir Hatami, Islamivabariigi armee ülemjuhataja, et iga iraanlane, kes tabab või tapab Ameerika sõjaväelase, saab $30,000. Ja kui selle teo sooritajaks on naine, siis preemia kahekordistub $60,000. See on eriti absurdne, kui arvestada, et iraanlased ei suuda endale isegi leiba või liha lubada, kuid seda esitatakse avalikkusele kui mingisugust patriootlikku ühisrahastuskampaaniat, et ameeriklasele kuulgerja lasta. Sõna otseses mõttes. Ütle mulle veel kord, kuidas see Ameerikat ei mõjuta? See on mees, kes juhib Iraani kogu armeed ja paneb avalikult Ameerika kodanike eludele hinnasildi külge. Ja ära unusta, kui tihti režiim ähvardab USA presidenti tappa. Samal ajal ajab president Trump neid endiselt närvi oma kommentaaridega, et USA omab Hormuzi väina, mis vallandas Atami enda väikese tiraadi. Vaata ise. Ameerika kurjategija ütleb, et tahab teha Hormuzi väinast osa oma territooriumist. Kuritegu välja kuulutada. Esiteks, sa eksid. Oli tahtlik vale. Kui nad ütlesid, et nad teevad nalja, siis see oli juba iseenesest suur viga. Isegi nali ise oli liig. Nüüd jätkas ta sellega, et rääkis, kuidas Islamivabariigil on valvurid, kes murravad tal sääreluud. Aga kogu see tühja jutu retoorika ei tule ainult Hatami poolt. Võtame näiteks parlamendiliikme Mojtaba Zarragi, kes postitas nii farsi kui ka araabia keeles, kutsudes jordaanlasi üles hõivama USA õhuväebaasi ja võtma Ameerika sõdurid vangi kohe, kui Iraani raketid seda tabavad. Teine parlamendiliige Amir Hossein Saberi ütles, et araabia riikide juhid, kelle riikides paiklevad Ameerika baasid, peaksid ise olema kättemaksu sihtmärgid koos Iisraeli ja Ameerika ametnikega. Ta nimetas isegi oma valitsuse ametnike idiootideks, kuna nad vabandasid nende araabia riikide ees pärast seda, kui režiim oli korduvalt rünnanud Ameerika baase ja muid objekte nende territooriumil. Aga kuidas on lood selle mehega, kes väidetavalt juhib kogu seda läbirääkimiste asja, Gali Bafiga? Kindlasti tema ei kutsu vägivallale. Lõppude lõpuks on ta ju läbirääkija, eks? Noh, mitte päris. Sel nädalal esines ta riigitelevisioonis ja ütles, et režiim saavutas tõelise võidu. Vaadake ise. Ma tahan öelda, et täna selles ebaõiglases sõjas, mille eesotsas on Ameerika ja Iisraeli režiim, on meie rahvas vapralt, mehiselt, siiralt ja kui tõelised sõjameistrid vastu pidanud. Mina kui teenistuja, kui vend, kes tunneb töö üksikasju, ütlen seda kogu südamest. Me oleme selles sõjas nii institutsionaalses kui ka poliitilises mõttes tõeliselt võitnud. Ma mainisin seda sõja alguse intervjuus, Ramzan. Sõja keskel, et ma ei mõelnud selle sõja all seda, et me võitleme Ameerika armeega või sionistliku režiimi armeega. Ei. Ma mõtlen seda, et Ameerika ja Iisrael tulid konkreetsete ja selgete eesmärkidega. 9 selgelt välja kuulutatud ametlikku, kirjalikku ja korduvalt öeldud eesmärki. Minu arvamus. Nad ütlesid, et nad ründasid meid ilma igasuguse põhjuseta. Aga neil polnud mingit võimalust. See oli Ameerika jaoks suurim täielik läbikukkumine. Nende eesmärk oli sionistlik režiim. See ei kõla just nagu keegi, kes tahaks kokkulepet sõlmida. Lihtsalt ütlen, võib-olla peaks keegi Ameerika Ühendriikide presidendile sellest teada andma. Tuletan meelde, et see on seesama mees, kes veetis eelmise nädala X-is Trumpi pilgates, nimetades tema diplomaatilisi samme teatrietenduseks ja süüdistades teda kiusamises, lubaduste murdmises ja valeuudistes. Ja siis, kui Trump loobus planeeritud rünnakust ja hakkas rääkima Hormuzi üle peetavast kokkuleppest, väitis Gali Baf, et just tema suutis presidendi mõtteid mõjutada ning sellepärast Trump taganeski. Vaata ise. Nad avasid ka Hormuzi veina. Nad teevad seda. Ja kui ma nägin Iraani, peatasin neid ja ütlesin, et see pole see, milles me kokku leppisime.
kui ma seda nägin, peatasin neid ja ütlesin, et meil pole selle kohta kokkulepet. Ma ütlesin vahendajatele, et kui see säuts kohe maha ei võeta, siis me ründame. Meil pole kokkulepet. Ma ütlesin vahendajatele, et kui see säuts kohe maha ei võeta, siis me ründame. Me ründame. Nii nagu ma ütlesin, palun tulge siia ja vaadake seda teksti tähelepanelikult. 58 minutit hiljem Taraneh Pakšeh. Memorandum. Kas islam ei ole siin? See vestlus, see sõda. See ongi see, mida läbirääkimised tähendavad. Võitlust. Siin on veel midagi, mida ta oma hiiutistes kommentaarides tahtmatult tunnistas. Et Iraani rahvas tegelikult ei tundnud, et nad oleksid võitnud, mis on ka loogiline. Et režiim pole suutnud seda võitu tema enda sõnade järgi oma kodanikele korralikult edasi anda. Lihtsalt teadmiseks, kui sa pead inimestele, kes on selle võidu läbi elanud, seda võitu selgitama, siis see polnudki võit. Iraani rahvas ei toeta seda režiimi ja Khalibov ega kogu režiim ei esinda neid. Aga samal ajal, kui Khalibov riigi televisioonis kiitles, vaadake, kellele veel režiim oma aega kulutab. Nad hukkasid noore mehe nimega Shahram pühapäeva varahommikul, süüdistades teda julgeoleku rikkumistes ja selles, et ta olevat meelega sõitnud politseinikele otsa protestide ajal garaažis 8. jaanuaril. Nii et samal ajal, kui armee paneb ameeriklastele pearahasid ja parlamendi spiiker ning läbirääkija tähistavad televisioonis niinimetatud võiduringi, autosüsteem poob endiselt iraanlasi 7 kuutavuste protestide pärast. Voit? Samal ajal laguneb majandus, milles nad väidetavalt võidukad on nende jalge all koost. Iraani enda toidu- ja ravimiamet tunnistas, et 2/3 riigi ravimitest on alates märtsist 2 korral hinnatõusu läbi teinud. Ja imporditud ravimite sisseveo hind tõusis meritsi $3000 lennukiga $30,000. See on seesama $30,000, mida Hatami pakub ameeriklase tapmise eest. Selle asemel oleks saanud selle raha eest lennutada ravimeid haigetele iraanlastele. Aga ei, selle režiimi prioriteet on alati terrori ja vägivalla eksport. Majanduslik olukord Iraanis on katastroofiline. Inimesed ei jaksa jõukas riigis isegi leiba osta. Samamoodi on Iraanis praegu nii suur kütusepuudus, et nad impordivad kõrgoktaanilist bensiini ja müüvad seda oma enda energiabörsil kallimalt kui eelmisel novembril, riigis, mis istub maailmas suurimate naftavarude otsas. Jälle võit? Režiim, mis ei suuda oma rahvale bensiini, ravimeid ega isegi toitu tagada, leiab kuidagi aega ja raha, et panna pearaha Ameerika sõdurite peale ning mille parlamendi liikmed on valmis kutsuma üles ameeriklasi vangi võtma. Ja parlamendi spiikrina on ta valmis minema riigi televisiooni ja kuulutama võitu selle riigi üle, keda nad ähvardavad, isegi kui iraanlased kannatavad, ja miski selles ei muutu iseenesest. Blokaad peab jääma kehtima, ükskõik kui valus see ka poleks. Ja režiimi tuleb võtta vastutusele ilma kokkulepete või rahalise abita, mis võimaldaks režiimil edasi eksisteerida. Nüüd on tegemist muret tekitava nähtusega, mis aina kasvab. Ja ma tahan alustuseks selgitada, et see ei ole enam ainult juutide probleem. See on eelvaade sellest, mis juhtub iga vaba ühiskonnaga, kui sellist käitumist lubatakse. Viimaste nädalate jooksul oleme näinud füüsiliste rünnakute lainet iisraellaste ja juutide vastu üle kogu maailma. Kõigepealt vaatame, mis juhtus Thais, kui baaris olid iisraellased. Põhja-Aafrika päritolu prantsuse turistide grupp kuulis neid heebrea keeles rääkimas ja hakkas neid kohe ründama, öeldes, te olete iisraellased. Loomulikult polnud see küsimus. Iisraellased jooksid tagaukse poole, leidsid selle blokeerituna ja lukustasid end siis asutuse tualetti. Ründajad murdsid ukse ikkagi maha ja isegi baari enda turvamehed liitusid nendega ning hakkasid iisraellasi jõhkralt nuiadega peksma. Nüüd ütlevad tunnistajad, et rahva hulk karjus Itiba al-Yahud, tapke juudid, ja loomulikult ka Vaba Palestiina, kui nad seda tegid. Ühel noormehel murdusid roided, lõualuu, hambad ja üks selgroolüli. Vaid mõned nädalad hiljem järgmisel saarel Thais olid 62-aastane ema ja tema 23-aastane tütar matkamas. Kui üks mees ründas neid, hammustas emal kõrva ja peksis teda, kuni ta kaotas teadvuse. Ka tema tütar teksti, kui ta püüdis ema kaitsta. Mõlemad vajasid operatsiooni. On olnud palju sarnaseid juhtumeid, sealhulgas eelmisel nädalal, kui Thai loomaaed keeldus lubamas sisse Iisraeli turisti ja last ning seejärel lõi iisraellasi jõhkralt peaga. Vaadake. Hei, me lahkume, sest meiega on kõik korras, okei. Tõsiselt, mis su nimi on? Me pole sulle siin midagi teinud. Hei.
Okei, tõsiselt, mis su nimi on? Me lahkume. Aga hei, olgu, me lahkume. Head aega. Huvitav, millised on tema vaated? Liigume edasi Belfasti juurde. See juhtus just sel nädalavahetusel. Jonathan Ravey ja Javad Bass, meie ajakirjanikud, I24 Newsist, filmivad dokumentaalfilmi kasvavast antisemitismist Euroopas, intervjueerides inimesi tänaval Iirimaa baari piirkonna lähedal. Kohalik mees sai aru, et nad on Iisraeli võrgustikust, hüüdis F Iisrael ja üritas siis kaamera nende käest ära rebida. Kui see ei õnnestunud, viskas ta klaasist õllekruusi passi pea pihta, tekitades haava, mis vajas tegelikult ravi. Vaatame seda lähemalt. Aloha, ei. Kutsuta see pilt kohe. Mis toimub? Mis toimub? Ära puutu teda. Mis probleem on? Ära filmi mind. Palun. Härra, politsei, palun. What's the problem? Don't touch me. Don't touch him. What's the problem? Stop recording me. Police, please. Milleks sa mind kutsusid? Ossa. Auto. What are you recording me for? We're going to the police. You want to go to the police? We're going to the police, yes. You want to go to the police? Yes. No. Ära puutu mind. You want to record me? What are you recording me Hey, for? security. Hei, ära puutu mind. Hei, sa tahad mind filmida. Mida sa salvestad? Hei, turva, palun. Mis? Politsei, palun. Miks sa mind kutsud? Täpselt. Lõpeta filmimine. Kuulsus. Kõik on hästi. Kas ta lõi siin pudeliga või maandes maha? Kas ründasid seda meest? Uskumatud stseenid. Nad teevad salvestust antisemitismi vastasel teemal ja on ise ka selle ohvrid. Siis on veel Las Vegas ja selles olin ma tegelikult ise kohal. Minu partner tegelikult Yosef Haddad, kes on araablasest Iisraeli kristlane ja Iisraeli kaitseväe Golani brigaadi veteran, istus maha, et vaielda 10 Iisraeli vastase aktivistiga podcastis Digital Social Hour. Üks osalejatest oli Dennis Faitosa, tuntud ka kui Def Noodles, kes kandideeris hiljuti California 30. ringkonnas kongressi ja kaotas eelvalimistel, saades alla 5% häältest. Ja ta veetis kogu salvestuse, karjudes Jossifi peale genotsiidiline neetud friik ja beebitapja. Loomulikult selle eest, et ta oli teeninud oma riiki. Ta ründas Jossifi 2 korral debati ajal, üritades kaklust algatada ning tuli siis ümber laua, justkui tahaks talle kallale minna, enne kui teised ta kinni pidasid. Hiljem ootas ta parklas ja üritas Jossifit selja tagant kägistada, samal ajal kui Jossif midagi filmis, käitudes nagu argpüks. Nüüd tõmbasid 2 pealtvaatajad Faitosa Jossifi küljest lahti, kui Jossif enesekaitseks ringi pööras ja löögi andis. Vaata ise. Ja jah, see olen tõesti mina, kes salvestab. Nagu ma ütlesin, olin ma ise kohal. Ja Quest oli tegelikult juba 3. kord, kui Faitosa üritas Jossifi rünnata. Ma mõtlen täiesti absurdne olukord. Ja see tüüp on täielikult seotud Groiperite, Nick Fuentesi ja teiste neonatsidega. Väga muret tekitav, et selline asi üldse juhtus. Aga kohe pärast seda esitas Jossif tegelikult Las Vegase politseile avalduse. Aga minu jaoks on see huvitav, sest see juhtus eriti soodsal päeval, mis jäi mulle väga meelde. See oli täpselt 20 aastat pärast seda, kui Jossif ise sai Liibanonis Iisraeli kaitseväe sõdurina Hezbollahi raketitabamuse osaliseks. 2 aastakümmet hiljem näeme sama probleemi. Kui inimesed ei suuda teda faktidega võita, proovivad nad teda võita rusikatega või mõnel juhul ka rakettidega. Järgmine juhtum toimus kulmusalongis Alexandria vanalinnas Virginias. Salongi nimi on Karimi Browse ja selle omanik on naine nimega Fatana Karimi. Iisraeli Ameerika klient läks sinna tavapärasele kohtumisele ja tal oli tema arvates soe vestlus oma kosmeetikuga romaanist, mille ta oli kirjutanud ja mis käsitles juudi ja moslemi tegelaste vahel tekkivat sõprust. Kui Karimi sai teada, et klient on iisraelane, viskas ta kohe välja, süüdistades seda alusetult poliitikast rääkimises, kuigi oli seige, milles tegelik probleem oli. Kõige hullem oli see, et ta jättis naise sissemakse endale, keeldus seda tagastamast, filmis teda ilma tema nõusolekuta ja postitas selle ise. Ründas iisraelannast klienti. Kogu aeg väitas, et ta ei taha poliitikast rääkida. Virginia seadus keerab konkreetselt rahvusliku päritolu alusel diskrimineerimise igas üldsusele avatud teeninduskohas. See ei ole hall ala, see on kuritegu, mille toimepanemist ta ise filmis. Vaadake ise. See tähendab, et sa allkirjastasid foto ja andsid loa, aga lihtsalt kordasid kogu aeg Iisrael, minu poliitika. Ei, üldse mitte. Ma palusin sulle viisakalt poliitikast mitte rääkida, ei, mulle ei õpetatud seda. Ma arvasin, et meil oli tore vestlus Afganistanist, kultuurist, mis mulle tegelikult huvi pakub. Ei, kõik on korras. Aitäh! Ja mulle see väga meeldib. Ma ütlesin kogu aeg, et see on imeline ja mulle meeldib, mida sa teed kõik, aga ma ei tunne nii. Sa peaksid mulle mu tagatisraha tagasi andma.
Ma ei tea, sina, kuidas kui sa sul nii on käitud. fännid. Kui sa ütled selliseid asju, Iisraeli ameeriklane ja siis me ütleme asju nagu, ma lihtsalt ei ütle õuduses eriti midagi, aga sina ma ei usu vedasid Iisraeli seda olemasolusse. See on täiesti okei, sa võid end nii palju kaitsta kui tahad, aga see on minu asi, see on minu jama, aga sa peaksid mulle mu tagatisraha tagasi andma. Ja kui sa seda ei tee, pean ma astuma õiguslikke samme. Täielik varas ja ma loodan, et ta võetakse seaduse täielikus ulatuses vastutusele ja ta jääb oma ärist ilma. Aga lõpuks, vähemalt selle arutelu jaoks, Manhattan. Ja see juhtus reede õhtul Central Synagogue'is keset Shabbati teenistust. 46-aastane mees nimega Larry Montez tungis sisse ja hakkas vahekäigus liikudes karjuma juudi vastast solvangu. Kui turvatöötajate välja saatsid, lõi ta 63-aastast koguduse liiget näkku, siis sülitas ja lõi peaga turvameest. Üks NYPD seersant, kes töötas sündmuskohal, võttis ta kohe maha. Montezile esitatakse nüüd süüdistus 2 vihakuriteona toime pandud kallaletungis ja 1 vihakuriteona toime pandud vararikkumises. Vaadake neid kaadreid. Nüüd, te ei näe seal kogu tegevust, aga ilmselgelt ei tohiks selline asi kunagi juhtuda ühegi Shabbati teenistuse ajal ega tegelikult üheski usukogukonnas. Aga asjaolu, et see juhtub jätkuvalt juutidega, on väga selgelt selliste inimeste nagu linnapea Mamdani tegevuse kõrvalprodukt. NYPD komissar Jessica Tisch, kes tegelikult kasvas üles just selles sünagoogis, nimetas seda väga valusaks sündmuseks ja ütles, et pühakoda ei tohiks kunagi olla kuriteopaik. See on ilmselge. Ja ometi, kui vaadata statistikat, siis juudid moodustasid eelmisel kuul New Yorgi linnas 70% kõigist vihakuritegudest, olles ise vaid umbes 10% elanikkonnast. On väga selge, mis toimub. Partais, kõnnitee Belfastis, parkla Vegases, ilusalongi tool Virginias, pühamu Manhattanil. Ja need on vaid mõned hiljutised juhtumid. Ükski neist inimestest ei olnud sõdur. Nad olid turistid või ajakirjanikud, debatikülaline, klient, vanaema palvetamas. Aga ühine nimetaja siin on ründajate veendumus, et neil on selleks õigus ja juutide dehumaniseerimine. Kuskil internetis otsustas keegi, et iisraellastel ja nüüd laiemalt juutidel pole õigust füüsilisele turvalisusele hetkest, mil nad tuvastatakse. Ja häirivalt paljud miljonid inimesed usuvad seda. Ükski eesmärk, ükskõik kui õiglane see ka ei tunduks, ei anna sulle õigust teise inimese külge käsi panna. Isegi kui sa arvad, et keegi on sõjakurjategija, ei ole sul õigust olla kohtunik, vandekohtunik ja timukas ühes isikus. Hetkest, mil me aktsepteerime vägivalda kellegi vastu sellepärast, kes ta on või millest seda usub, on ühiskondlik kokkulepe, mis võimaldab vabal ühiskonnal toimida, juba kadunud. See algab alati juutidest, aga see ei jää kunagi ainult nende juurde. See hävitab sõnavabaduse, usuvabaduse ja põhivabadused avalikus ruumis olemas olla, kuni pole enam midagi alles neist väärtustest, millele vaba maailm algselt rajati. Vägivalla sallivus juudide vastu normaliseeritakse kogu maailmas põhimõtteliselt vale moraalse üleoleku nimel, täpselt nagu 1930. aastatel Euroopas. Teeb juutidest patuoinad kõigi tolle aja ühiskondlike hädade eest. Aga mida need inimesed unustavad, on see, et iga ühiskond, mis pöördub oma juutide vastu, hävitab end kiiresti ise. Ja vaadates Austraaliat, Euroopat, Põhja-Ameerikat, on nad teel ühiskondliku enesetapu poole. Ainult aeg näitab, kas praeguseks on juba liiga hilja. Ja nüüd, nagu alati, on meil selle nädala head, halvad ja koledad lood. Ma tahan alustada meie selle nädala heast loost. Sel nädalal toimus Venezuelas 2 suurt arengut. Esiteks tegi Iisraeli kaitsevägi seda, mida nad alati teevad. Juunis tabasid Venezuelas 2 maavärinad, mis kahjuks tapsid üle 5000 inimese. Ja mõne päeva jooksul oli Iisraelil kohapeal delegatsioon, mida juhtis brigaadikindral Elad Edri. Venezuelas pole meil saatkonda ja diplomaatilised suhted katkesid juba 2009. aastal. Aga see ei loe, sest kui tragöödia tabab, on Iisrael alati abiks. 30 inimest avalaväe juhatusest kaardistasid 1300 kahjustatud hoonet ja andsid Venezuelale üle täieliku riikliku ülesehituskava, mis kiideti heaks päevadega, mitte kuudega, nagu tavaliselt. Nad tegid seda kõike Iisraeli kaitseväe vormis. Nad käisid isegi sabati õhtusöögil Venezuela 5000 liikmelise juudi kogukonnaga, kui nad seal olid. Nüüd ütles Edri, et inimestel oli pisarad silmis juba ainuüksi selle peale, et nad nägid Iisraeli kaitseväe vorme nii lähedalt. Pärast seda, kui Venezuela pearabi Isaac Cohen viis kirja otse Rodriguez'i juurde, paludes Iisraeli ja Venezuela diplomaatiliste suhete taastamist. Juba järgmisel päeval oligi see tehtud. Iisrael ja Venezuela taastasid konsulaarsuhted esimest korda pärast 2009. aastat.
luues riikide vahel koordineerimiskanali, kus mõlemad valitsused tõid esile Venezuela juudi kogukonna kui olulise ajaloolise sõprussilla nende vahel. 17 aastat, mitte midagi. Ja selle tõi tagasi Iisraeli kaitseväe otsingu ja päästemeeskonna kohale jõudmine, et abistada. Nüüd on Venezuelast puudu vaid Maria Corina Machado. Ja nüüd halbadest uudistest. President Trump on andnud Pentagonile korralduse vähendada Ameerika Ühendriikide ja Lõuna-Korea ühiseid sõjalisi õppusi. Ilmselt selleks, et karistada Souli keeldumise eest aidata Ameerika Ühendriikidel Iraani tuumarelvast vabastada. See on Lõuna-Korea poolt vale samm. See on ka president Trumpi poolt vale vastus. Tegelikult tõi Trump välja oma väga hea suhte Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uniga. Tõsiselt. Niisiis, demokraatlik liitlane keeldub liituma Ameerika poliitikaga Lähis-Idas. Ja Washington vastab sellele, nõrgendades sõjalist valmisolekut tuumarelvastatud diktatuuri vastu ning ilustades nende inimsusvastaseid kuritegusid. Ärme unusta, et ta politiseerib nüüd liitlasriikidega sõjalisi õppusi. Tuletan meelde, et Põhja-Korea on just taas alustanud ballistiliste rakettide katsetamist. Nende sõdurid on nüüd saanud lahingukogemuse võideldes Venemaa eest Ukrainas ning Kim jätkab oma tuumaarsenali laiendamist, ähvardades Lõuna-Koread, Jaapanit ja Ameerika Ühendriike. Miks on siis Lõuna-Korea toetamine Ameerika huvides? Esiteks hoiab see liit ära tuumasõja. Ameerika väed ja ühised õppused, nagu praegu toimuv, mida Trump tahab tühistada, panevad sellised inimesed nagu Kim 2 korda järele mõtlema, enne kui nad ründavad Lõuna-Koread või Ameerika vägesid ja liitlasi kogu piirkonnas. Teiseks on Lõuna-Korea oluline demokraatlik, majanduslik ja tehnoloogiline partner. See on Ameerika tarneahelate keskmes pooljuhtide, akude, laevaehituse ja kõrgtehnoloogilise tootmise valdkonnas. Selle julgeolek mõjutab otseselt Ameerika majandust. Kolmandaks on kaalul Ameerika usaldusväärsus. Jaapan, Taiwan ja kõik teised USA liitlased jälgivad, kuidas Washington kohtleb Lõuna-Koread. Kui Ameerika muudab kaitsekohustused kauplemisvahendiks, panevad seda tähele nii Hiina, Venemaa kui ka islamirežiim. Need avaldused seavad ohtu Ameerika liitlased ja toovad kasu Ameerika vaenlastele. Põhja-Korea ei ole lihtsalt mingi suvaline autoritaarne valitsus, kellega Ameerika ei nõustu. See on üks kõige jõhkramaid totalitaarseid riike kaasaegses ajaloos. See on see, keda Washington premeerib samal ajal, kui karistab demokraatlikku liitlast. Põhja-Korea peab poliitvangelaagrites, kus režiim paneb toime mõrvu, piinamist, vägistamisi, orjastamist, tahtlikku näljutamist, sunnitud aborte ja inikute tapmist. Seal rakendatakse põlvkondade ülest kollektiivset karistamist, mis tähendab inimesi võib vangistada või tagakiusata väidetava poliitilise süüteo eest, mille on toime pannud nende vanem või sugulane. Lapsed võivad pärida riigi karistuse kuritegude eest, mida nad ise kunagi toime pole pannud. See on ka teadlikult isoleerinud ja näijutab oma rahvast, kulutades samal ajal ressursse tuumarelvadele, ballistilistele rakettidele ja Kimmide dünastia luksuslikule elustiilile. Loendamatud põhjakorealased on hukatud või saadetud töölaagritesse välismaise meedia tarbimise või põgenemiskatsete eest. Aga Donald Trump on nende rõhuja ka sõber, nii et kõik on korras. Kuidas saavad Ameerika liitlased usaldada Ühendriike, kui Washington karistab demokraatlikke partnereid iga poliitilise erimeelsuse eest, kuid pakub järeleandmisi ja kiitust diktaatoritele lihtsalt sellepärast, et presidendile meeldib nende isiklik suhe? Lõuna-Koreal on täielik õigus otsustada, kas nad osalevad operatsioonis islamistliku režiimi vastu. Ma arvan, et nad peaksid seda tegema. Ameerikal on samuti täielik õigus mitte nõustuda. Aga Korea poolsaare kaitse nõrgestamine ei karista Souli poliitikuid nende seisukoha eest. See premeerib Kim Jong-uni ja see on inetu. Ja kui juba inetust rääkida, siis meie nädala inetu lugu. Üks õõvastav kaotaja, kellest me selles saates varemgi rääkinud oleme. Dan Bilzerian, või nagu mina teda kutsun, allakäinud Dan. Allakäinud Dan otsustas kandideerida Florida vabariiklaste eelvalimistel esindaja Randy Fine'i vastu Florida 6. ringkonnas. Ja tema kampaania oli sisuliselt täielik holokausti eitamise operatsioon, millel oli lihtsalt visatud koht valimissedelil. Eelvalimiste eel postitas tema kampaaniakonto tehisintellekti abil loodud video, kus Fine'i, kes on juut, nimetati paksuks juudiks ja saatana õõvastavaks väikseks käsilaseks. Samuti küsiti vaatajatelt, kas nad peaksid uuesti kaaluma selle Austria maalikunstniku arvamusi. Jah, Hitler. Videos andis ta Fine'ile teemonikud sarved ja ütles, me vajame ainult Ameerikat, mitte kunagi Iisraeli. Analüüs näitas ka, et 33% kõigist Bilzeriani postitustest Fine'i kohta olid antisemiitlikud. Vahetult enne seda videot sodis keegi tegelikult haakristi ühele Fine'i kampaania sildile ja Bilzeriani reaktsioon ei olnud seda hukka mõista. Ta avaldas oma enda võltsitud tehisintellekti video, milles süüdistas Fine'i selles, et ta lavastas vihakuriteo iseenda vastu. Isegi kui TMZ küsis Bilzerianilt otse, kas Hitler oli antisemiit, ei vastanud ta sellele küsimusele. Ja nüüd läheb asi veel segasemaks.
Fine'i advokaat saatis eelmisel nädalal nõudekirja tegevuse lõpetamiseks Lakei maakonna volinikule Anthony Sabatinile, kes seda juhtis. Registreerimata organisatsioon nimega Florida First Action Network kulutas $100,000 teleklippidele, reklaamkirjadele ja sõnumitele. Rünnades Fine'i, ilma et oleks kunagi USA föderaalsele valimiskomisjonile avalikustamisaruannet esitatud. Nüüd kirjutas Fine'i advokaat, et neil on kõik põhjused uskuda, et see raha pärineb väljaspoolt Ameerika Ühendriike ja märkis joonealuses märkuses, et kuna see üksus on sisuliselt kummitus, nad ei ole välistanud võimalust, et seda rahastab vaenulik välisriik. Ja Sabatini ei ole siin mingi kõrvaline tegelane. Ta on samuti Bill Zariani kampaania palgal. Talle maksti umbes $10,000. Ja Bill Zariani kampaania peakontor on registreeritud Sabatini enda advokaadibüroos. Kui mugav! Ja kust tuleb Bill Zariani enda raha? Ta laenas oma kampaaniale $1 miljon oma taskust, kuid tema suurim varana kirjas olev vara on 146 miljonit aktsiat ettevõttes, mis on praegu föderaalse süüdistuse all, mille väärtus on $1 aktsia kohta, kuid mida pole keegi sõltumatult hinnanud. Tema enda isa seisab silmitsi föderaalse pettuse süüdistusega, kuna väidetavalt suunas raha Täni ettevõtetesse, olles ise üle $180 miljoni ulatuses kohtuotsustega võlgu. Nii et arvestades tema enda rahalisi vahendeid ja kummitusorganisatsiooni, mis tema eest rünnaku reklaame teeb, on üsna raske saada selget vastust, kes seda kampaaniat tegelikult rahastab. Tegelikult peaks juba see, et see valimisvõitlus oli üldse vähegi tasavägine, ütlema teile midagi selle kohta, kuhu osa vabariiklikust parteist on triivinud. Natside fännid nagu degenereerunud Dan ei peaks olema teretulnud üheski erakonnas. Kahjuks oleme just sellises olukorras sel nädalal. Loodame, et järgmisel nädalal on meil jagada positiivsemaid lugusid, aga seni sellega meie selle nädala saade lõpeb. Kui soovite olla kursis kõigega, mis toimub Islamivabariigis või Iisraelis, siis kindlasti jälgige mind X'is ja Instagramis. Mina olen Emily Scheder ja see oli Axis of Truth JNS-is. Näeme järgmisel nädalal.